Tere päevast ja aitäh kõigile, kes on vapralt vastu pidanud. Ma arvan, et võikski alustada sellega, et meil on siin väga palju erinevate kirikute esindajaid ja aktiivseid töötegijaid kirikus, et nad võiksid kõigepealt ennast tutvustada ja siis läheme küsimuste vooru juurde. Igor Gavriltšik, katoliku kirik. Pastor Veljo Kaptein, Oleviste kogudus, noorte pastor. Lemme Aulis metodisti kirikust ja Eesti Kirikute Nõukogu noortete projektijuht. Mervi Kalmus 7. päeva adventistide kogudusest. Mai-Liis Mäeväli toomkogudusest ja lastetöö, noortetöö on seal. Ruti Proosa, Eesti karismaatiline episkopaalkirik. Aitäh! Meie paneeldiskussiooni teema on hea haridus ja kasvatus kirikus. Et alustame niisuguse lihtsa küsimusega, et milline on või peaks olema kiriku roll lapse ja täiskasvanu kasvatamisel? Selline lihtne. Et vastavalt siis sellele, kellega te rohkem kirikus töötate, kokku puutute, oskate oma vaatenurka selle koha pealt avada. Kuna juba kuulsime, et põhilisi väärtushinnanguid antakse juba lasteaias, koolis, siis leian, et kiriku roll on anda siis haridust ristiusust. Et kirik ei ole see, kes kasvatab siis eetilist inimest, vaid tema õpetab inimesele ristiusu aluseid. No, mina tegelikult arvan, nüüd kui me just räägime lastest ja noortest, et meie suur roll on kasvatada just nendest eetilisi inimesi, et nad oskaksid käituda ja olla ja just nimelt lähtuvalt siis kiriku kontekstist. Ja kindlasti hea haridus, me ju väga soovime pühapäeva koolis, et meie lapsed oskaksid piiblilugusid peast jutustada ja nad oskaksid kõiki kristlikke lastelaule. See on selline ilus unistus, et kindlasti me seda teha ei suuda ja kui lapsed on nii tublid ja nende vanemad on nii tublid, et nad järjekindlalt, need vanemad just toovad oma lapsi ja pärast lapsed tulevad ise pühapäeva kooli, siis aastate pärast, kui me küsime midagi, et kas sa mäletad, kus see või teine juhtus, näiteks mõnes piibliloos, siis nad juba räägivad ja see on nii südant soojendav. Kui Jeesus andis oma suure missioni käsu, ta ütles oma jüngritele, minge tehke jüngreid, siis selles käsus tegelikult peitub see, et ta tegi oma jüngrid õpetajateks. Ainult rabidel oli õigus minna ja kedagi jüngriks kutsuda või kedagi jüngriks teha. Ja mulle meeldib see, et tegelikult Kristus tähendabki nagu otsatud õpetamise tsüklit, edasiandmist. Ja teisest küljest tasub mõelda selle peale, kuidas rabiinlik süsteem toimis, kuidas siis tollel ajal õpetati. Need inimesed lihtsalt elasid oma õpetajaga koos. See oli jäljendamise kunst, mida nad õppisid. Et ma arvan, et see on Kristus ajaloos ju kõik need 2000 aastat täpselt niimoodi toiminud. Ja ma arvan, et on väga hea, kui me mõistame seda mitte ainult, et kooliõpetajad, mitte ainult, et kristlike lasteaedade kasvatajad, vaid tegelikult kõik, kes me oleme kristlased, kes me oleme mingi koguduse liikmed, et meil on antud eesõigus ja vastutus kedagi teist jäljendada, kes on meie ees läinud ja samas olla oma eeskujuga eeskujuks nendele, kes pärast meid tulevad. Et kui apostel Paulus ütleb 1. Korintuse kirjas, et
võtke mind eeskujuks, nii nagu mina võtan Kristuse, siis on seal väga selgelt see rabiinlik edasiõpetamise ja jäljendamise ja edasiandmise element sees, et me teeme hästi, kui me kristlastena ka jätkame seda. Ma arvan, et kui me kiriku ja kogudusena suudame teha oma parimas selleks, et meie koguduste inimesed ja koguduste külastajad, et neist võiksid kasvada Jumalat armastavad inimesed, kaasinimesi armastavad inimesed ja kogudust hindavad ning tahtlikult koguduse töösse ja elusse oma panust andvad inimesed, siis ma leian, et siis me oleme päris hästi oma missiooniga hakkama saanud. Ja mõeldes veel noortele, ma ise olen 20 aastat olnud erinevates kristlikes kontekstides noorsootööga hõivatud, siis ma leian, et meil on väga eriline võimalus nii laste kui noorte näol tekitada nende ümber selline sõpruskond, selline turvaline võrk, mis võib neid kanda läbi kogu nende elu. Näiteks minu tutvusringkonnas ütleme niimoodi, et 10 inimesest 8, ma mõtlen konkreetse tutvusringkonna peale, nemad on üles kasvanud ühes pühapäevakooli tunnis, nende hulgas on 3-4 abielupaari ja kui ma mõtlen minu kasvukeskkonna peale, ma olen nüüd üle 20 aasta olnud kristlane, siis kuigi me oleme minu tolleaegsete sõpradega erinevates linnades, elame erinevat elu, siis ometigi ma just eile ja üleeile suhtlesin 2 inimesega neist, me vahetasime palvesoove ja me oleme ikkagi lähedased, et see nooruse ja lapsepõlve aeg on meil koguduses väga eriline aeg ja see võimalus nagu kujundada nende ümber see keskkond, mis võib jääda neile selleks tugigrupiks kogu nende eluks. Palju häid mõtteid on juba öeldud. Ma arvan, et koguduse kontekstis hea haridus on see haridus, mis viib meid lähemale Jeesusele, kes on tegelikult allikate allikas, esimene viimne ja kindlasti koguduslik kristlik haridus on kristotsentriline, Jeesuse keskne, me õpime Jeesusest ja kui on räägitud sellest, kuidas Eesti kultuur ja kogu meie ühiskond ja ka need läänelikud haridusväärtused on kõik ju kristluse alusel üles ehitatud, siis ütleme nii, et kui nüüd tavakoolis ja sellises ühiskonnas inimene kuuleb selliseid üldiseid põhimõtteid või kristlikke põhimõtteid või kristlikke väärtusi, siis ma arvan, et koguduses ta peaks nägema seda päris asja. Ikkagi elavat Jumala teenimist, seda, kuidas kristlased palvetavad, kuidas isa ja ema palvetab, sest laps näeb seda ja kogeb seda ja ta näeb, et see on päris, see on ehtne. Et see ei ole midagi, mis on kuidagi teeseldud, midagi, mis on kuidagi välja peetud või välja mängitud, vaid see ongi reaalne elu, reaalsed inimesed, reaalsed probleemid, reaalsed palved Jumala poole ja vastused. Ja muidugi lisaks sellele Jumala kogemusele, elavale Jumala kogemusele, mida kogudus saab pakkuda ja peab pakkuma, sest muidu kogudusel ei ole nagu mõtetki, on see, et pakkuda sellist laiemat pilti üldse kristlusest. Näiteks me oma koguduses, meil on noortel beta-kursus ja me vaatame seal piibli alusel küsimusi, aga vaatame ka seda, et kuidas õpetab katoliku kirik, kuidas õpetab luterlik kirik, kuidas kristlased näevad mingisuguseid erinevaid punkte või asju. Ma arvan, et see on ka hästi oluline, et iga kogudus saab kasvatada ka seda sallivust heas mõttes nagu ja avarust, laiemat pilti kogu kristliku maailma suhtes. Et seda sageli koolides me ei õpi ja usuõpetust on väga vähestes koolides. Et ma arvan, et kogudus saab tegelikult ka sellise kristliku hariduse ja usualase harimise mõttes väga palju ära teha. Et ma olen 14 aastat töötanud noortepastorina ja ma võin seda omast kogemusest kinnitada. Et ka need noored, kes jääoleviste kogudusse, kes lähevad teise riiki elama või lähevad teistesse kogudustesse, nad saadavad teinekord mulle kirju, ütlevad, et pastor, et nii head sa rääkisid nendest asjadest, et need on mind aidanud.
Ma olen nõus kõigidega, kes praegu rääkisid ja eriti see viimane kõne mulle väga meeldis, sellepärast et ma tahtsin midagi selles suunas natukene lisada. Proovida panna Jumalat esimesele kohale, nii laste kui ka täiskasvanute elus. Me võib-olla kõik oleme siin kristlased, aga teame, kuidas tegelikult meie eludes on. Siiski kirik on üks asi, kodu, töö, kool, see on teine asi, unustame täielikult Jumalast. Öelda Jumalast, õpetada niimoodi, et lapsed saaksid aru, et kõige tähtsam nende elus on Jumal. Ja selles perspektiivis kirik, seda mida me teeme kirikus, ei tohi olla nagu mingi vahend, et no kõige tähtsam meil on kultuur, kõige tähtsam võib olla haridus, aga selleks, et midagi saavutada, me juba kasutame Jumalat, kasutame teisi vahendeid ja nii edasi. Ei, Jumal on esimesel kohal ja see on meie ülesandeks näidata inimestele. Kui see on niimoodi, siis kõik on omal kohal, kõik teised asjad, kõik teised probleemid, teised asjad. Ja meie perspektiivist Eesti kõige tähtsam, et inimesed tunneksid, et Jumal on keegi väga oluline nende eludes. Siis teised asjad nad juba leiavad. Aitäh, siin olid väga head mõtted, et siin tuli välja ka see, et meie igaüks kristlastena oleme need eeskujud, suunaandjad, et mitte ainult kirikus kirikuõpetaja või siis lastetöö juht või noortetöö juht on see, vaid meie igaüks oleme tegelikult vastutavad. Ja et siit tulid lapsed ja noored välja, et just Mailisi mõtte jätkuks, et see tuleb kunagi meelde, siis ma töötan kristlikus koolis ja aeg-ajalt ikka tulevad ju ette need vestlused ja teemad ja siis kui me vestlesime, täpselt nüüd ei mäletagi, mis teemal see oli, igal juhul see oli, siis järsku üks poiss plahvatas, et kuule, aga piiblis oli ju seal koha peal see asi kirjas ja teise koha peal oli see, siis mõtlesin, et jaa, ongi päriselt, et neile jäävad meelde need pühapäeva koolist õpitud tarkused, et kuigi me võib-olla mõtleme, et mis neil ikka jääb, aga tegelikult jääb. Ja siit hea on nagu jätkatagi, et miks lapsed tulevad pühapäeva kooli või et mis pühapäeva koolis neile lastele peaks pakkuma? Miks tulevad arvatavasti kerge vastus, sellepärast et laste vanemad tahavad ja neil ei ole valiku. Aga arvatavasti võib-olla teised kogemused on. Aga siin on väga tähtis meie eesmärk, et lapsed ise tahaksid tulla. Et nad tunneksid, et nende jaoks on siiski midagi väga tähtis. Muidugi ma mainisin Jumalat, see on nagu esimesel kohal, aga väga tihti erinevates vanadestes lapsed veel eriti ei tunne seda, aga tunnevad seda, et on keegi, kes ootab neid. Ükskõik, kas teised lapsed ja see on väga tähtis meie kontekstis, kus meil ei ole kristlik maa tegelikult ja nad räägivad teistes asjades kodudes oma sõpradega, aga siin sõbrad, kes samasugused nagu nemad, nad käivad kirikus, nad palvetavad, nad tahavad olla koos Jumalaga ja see on väga tähtis nende jaoks. On vaja näidata, et see ei ole see aja raiskamine, lihtsalt tulge, te saate midagi, mida teised asutused, teised organisatsioonid ei saa teile pakkuda. Mina olen läbi kukkunud pühapäevakooli õpetaja. See poisterühm, kes mulle anti, see jooksis laiali ja tunnen ennast selles suhtes väga nõdralt, et nõu anda eriti ei oska, aga mu oma 4 last on käinud pühapäevakoolis ja see on väga suureks õnnistuseks olnud, ja muidugi lisaks see, mis on kodus tehtud, kodune piibli lugemine, see on kõik suureks abiks ja toetab, aga miks tulevad lapsed, siin on vanematest juttu olnud, aga ma nimetaksin ka vanavanemaid, et ühe poisi tõi vanaema, ütles, et ma toon ta siia, et äkki tast kasvab veel inimene. No täna on ta kristlane, tänu Jumalale.
mina ei oska samuti pühapäevakooli osas väga sõna võtta, et pigem noortetöös, et ma annan mikrofoni edasi, äkki siit tuleb targemaid mõtteid. Küllap laste piiblitundi toomine on tõesti ennekõike vanemate ja vanavanemate otsus, mis on ka läbi mõeldud ja mis leitakse, et see on hea koht, kus lapsed võiksid olla. Kui on räägitud sellest, et lapsed kasvavad koguduse juures, et mis selle kasu on, kui on räägitud sellest, et antakse neile edasi kristlikke väärtushinnanguid, Lemme rääkis sellest, et tekib mingisugune sõpruskond, mis teinekord kestab aastakümneid, siis ma arvan, et siinjuures ei tasuks ka alahinnata nii lihtsat asja kui heade mälestuste loomine. Et me lihtsalt teeme lastele mingisuguseid asju või noortele, korraldame üritusi, nad laulavad, nad näitlevad, nad õpivad piiblitekste pähe, nad kihutavad kusagil väljas ringi ja me loome neile mingisuguse baasi, mingisuguse mälestuste kogumi, mille juurde nad saavad alati tagasi tulla. Et kadunud poja loos on see ilus koht, kus nooremale pojale tuli meelde tema isa kodu. Tal oli mingisugune mälestus sellest, et ta teadis, et see on see koht, kuhu ta võib tagasi minna. Ja tänapäeval on ühiskond selline, et lastele ja noortele nii palju pakutakse ja neid valikuid on nii palju ja paljud lähevad ja paljud proovivad. Ja siis ühel hetkel nad tahavad võib-olla tagasi tulla ja see on alati palju lihtsam, kui neile on koguduse poolt antud mingisugune pagas häid mälestus ja neil on mälu, milles ka professor Veidemann täna hommikul natukene rääkis, et mälu on nii oluline. Ma arvan, et selline heade mälestuste loomine ei peaks olema ka mingil viisil alahinnatud. Ma kinnitan seda kogemust, et viimastel aastatel on 10 noored inimesed tulnud Oleviste kirikusse, et me soovime, et te laulataksite meid siin. Ja siis, kui vanem-pastor Siim Teekel küsib, et oota, aga et kuidas te meiega seotud olete, ma käisin ju teil pühapäeva koolis. Et ikkagi see näitab seda, et need mälestused jäävad väga sügavale. No, mina ütlen nüüd välja selle, mida on hästi piinlik öelda, aga võib-olla mõni lapsevanem tunneb siis nagu lohutust, et minu lapsed on küll öelnud, jah, et sa sunnid ju meid sinna kirikusse minema. No mis ma siis teen, eks ju? Et tihtilugu jäävad, mulle meeldis sealt eelmisest diskussioonist just, et need laste baasvajadused peavad olema täidetud. Ja kui ma ütlen siis neile, et jaa, seal on võileibu ja seal on morssi ja te saate süüa, siis nad tulevad hea meelega minuga kaasa. Et no midagi ei ole teha. Ja ma mäletan tegelikult oma lapsepõlvest, kus kui jumalateenistus algas võib-olla 10:30 paiku ja lastefilm, ma ei tea, kes teavad, tol ajal pandi just ekstra see lastele suunatud film, just kas kell 11 algas või mis see oli, siis telekas tuli ja oi, kuidas me siis selle jutluse ajal me põgenesime kirikust alati, et minna filmi vaatama ja siis kuidas tegelikult ema tuli järgi ja ütles, et te tulete ikka tagasi. Et aga siin ma nüüd olen. Et võib-olla tõestus selle kohta, et tegelikult need etapid tuleb kuidagi läbi elada ja üle elada. Ja et nendest lastest võib-olla võib juhtuda, et kasvavad inimesed ükskord. Et aga meie oleme ka mõelnud oma pühapäevakooli õpetajatega, et miks need lapsed tulevad ja meil on, me oleme paljudele asjadele mõelnud ja me püüame seda võtta mitte iseenesest mõistetavana, et see ongi nagu normaalne. Tegelikult see ei ole võib-olla väga tavapärane, et need 20 last leiavad tee pühapäeval meie juurde ja me oleme väga-väga tänulikud. Me täname nende laste eest iga kord ja me oleme tõesti tänulikud selle eest. Aga võib-olla nad tulevad ka sellepärast, et nad saavad olla pühapäeva koolis võib-olla sellised, nagu nad on.
ja me ei tea ju nende tausta. Me tegelikult ei tea, kuidas nad tulevad toime oma igapäevaelus ja võib-olla nad tunnevad just seda, et nad on oodatud ja nad on olulised inimesed just sellel hetkel. Et siin on kindlasti väga palju erinevaid pooli, miks need lapsed tulevad, kui muidugi jätta see, et ema sunnib, on ju, kõrvale. Just selle Mai-Liisi oodatuse mõttele ma lisan juurde selle, et nendel kogudustel ja kirikutel, kellel ei ole isegi pühapäevakooli õpetajaid, tehke oma kogudusse väike mängunurk. Et seda näidata, et lapsed on siin oodatud. Et nad võivad tulla siia kirikusse, sest et isegi kui meil ei ole nagu seda õpetajad või kaadrit, et neile õpetada neid piiblilugusid või et kõik need tegelased selgeks teha, aga me saame pakkuda seda õhkkonda, et kirik ja kogudus on lastesõbralik, ta on lastele ja noortele avatud ja et kõik võivad tulla. Et siin me saame tegelikult ikka midagi teha, kõik. Ja teine pool on see harjumus. Et nad harjuvad käima ja see ongi kuidagi normaalne ja loogiline kulg, et ma kujutan ette, et see tegelikult aitab hästi palju kaasa. Endal mul pühapäevakooli läbiviimise kogemust ei ole, aga sellest, et miks lapsed tulevad pühapäevakooli või kirikusse, võin ikka öelda, et eks nii vanemana kui ka vanavanemana tuleb kasutada tõesti ka natukene siis kavalust või niisugust osata neid motiveerida, et vahel on ka meie peres nii, et vanaisa korjab kokku siis erinevas vanuses poisid ja pärast siis lubab nendega ja käibki McDonaldsis, et nad ei lähe küll seal McDonaldsi pärast, nad käivad ka seal kirikus ja pärast tekib see harjumus ja on juba ka need sõbrad seal ja kõik see kokku, et see kõik kokku toobki neid siis kirikusse. Aitäh! Ma jäin ennem natuke tobedasse olukorrast, mul ei tulnud meelde, mille kohta ma seda näidet tahtsin tuua. Meil oli see, et matemaatikatunnis me rääkisime, et nädal on jaotatud 7 päevaks, et millest see huvitav võiks tulla. Ja siis üks poiss ütles, kuule, aga piiblis oli ju see, et Jumal lõi ju maailma ju 6 päevaga ja 7. puhkas, et see on täitsa loogiline. Midagi loogiline. Ja mina olen väga seda meelt, et kirikus peab olema lapsi ja noori, siis kogudus on jätkusuutlik. Ja seda peab tähtsustama, laste ja noorte tööd. Ja lõpetuseks küsiks sellise asja, et umbes 10 aastat tagasi käis meie kirikus kõnelemas Keila baptisti koguduse pastor Gunnar Mägi ja noortekal ta alustas oma jutlusmõttega, et Jumal ei ole meile mitte midagi võlgu. Ma olin olnud juba mõnda aega kristlane, aga see mõte lõi mulle nagu pildi selgeks, et teie poolt, et mis teie meelest on selline asi, mida inimesed peaksid kiriku ja Jumala kohta teadma. Mis teie meelest on selline oluline? Väga keeruline küsimus, aga kuidas nüüd siis hakata, millisest apostlikust usutunnistusest või Nikaia usutunnistusest või kuidas me teoloogiliselt seda räägime, aga et mina leian, et iga mis laps või noor või inimene peaks teadma, et Jumal on ka tema loonud, Jumal on ka teda kutsunud, nimepidi kutsunud, Jumal tunneb meid kõiki, et Jeesus Kristus on ka minu ja kõigi eest isiklikult surnud, üles tõusnud ja kui me temasse usume, siis on ka meil igavahel nii nagu temal. Selline mõte tuli, et Jumal näeb sind. See võib olla ühtepidi hirmutav ja teistpidi lohutav, aga võib-olla see just käib selle kasvatusega kokku, et sul on taevane isa, kes on sinuga igal hetkel, igal ajal. Hoolimata sellest,
mida sa oled teinud või milline sa oled või kes sa oled, et Jumal on sinuga. Ma huvitaval kombel just eile õhtul kasutasin sellist lauset vestluses oma sõbraga. Ütlesin talle, Jumal ei ole mulle mitte midagi võlgu, mina olen talle kõik võlgu. Et see tuli väga tuttav ette siin. Aga võib-olla see teadmine, et Jumal ei aja mitte kedagi ära. Et kõik on teretulnud ja uksed on lahti ja käed on avatud. Et sellist teadmist võib-olla on rohkem tarvis. Ma arvan, et kui mõelda nüüd natukene meil kiriklikust ja koguduslikust kontekstist väljapoole, siis meie tänases niisuguses postkristlikus ühiskonnas ma arvan, et üks olulisim mõte inimeste jaoks võiks olla, et Jumal on. Ja teine mõte siia juurde, et sina ja Jumal kuulute kokku. Ja siin on nii palju häid asju juba öeldud, et ma ütleksin ka ehk seda, et Jumal on hea, õiglane ja püha. Et me elame sellises ühiskonnas, kus Jumal on nagu süüpingis. Et kui on vaja abi, siis minnakse sensitiivide juurde ja nõidade juurde ja kui midagi läheb väga halvasti, siis öeldakse, et kus Jumal on. Ja nagu Jumal oleks halb ja Jumal on kuri. Aga minu südames on inimestele rääkida, keda ma haiglas külastan või noortega suhtlen või kes tulevad rasketest peredest või olukordadest, et Jumal on hea ja et Jumal on armuline ja halastav. Et selles konkurentsi ja edule orienteeritud ühiskonnas, kus inimesed jäetakse lihtsalt kõrvale, kes ei suuda selle tempoga kaasas olla ja kuidagi armutu on elu ja muutub veel armutumaks, aga ma ise tunnen, et kristlasena minu osa on nagu seda armulisust ja Jumala armulisust ja halastust näidata mitte ainult oma sõnadega, vaid ka oma isiksusega ja eluga. Seda esile tuua, et Jumal on hea. Ja lihtsalt lisan selle väga tihti vale ettekujutus Jumalast, eriti laste jaoks. Jumal on keegi, kes midagi keelab, ei tohi kirikus, ei tohi kuulata muusikat, ei tohi vaadata erinevaid filme, ei tohi teha, mida lapsed tahavad ja täiskasvanud muu hulgas. Vastupidi. Jumal toetab kõik neid asju, mis on tõesti väärtuslikud. Ta tahab, et me oleksime õnnelikud. Ta ei keela mitte midagi. Kui sa tahad kuulata muusikat, kuula muusikat. Aga jälle, vaata, kas tänu selle sa oled õnnelik inimene või mitte. See on arvatavasti kõige tähtsam näidata, et Jumal armastab sind ja tahab, et sa oleksid õnnelik inimene. Aitäh väga heade mõtete eest. Ma lisaks, kui tohib omalt poolt ka ühe mõtte siia juurde, et tegelikult on kõik Jumala kontrolli all ja alati. Kuigi meie, kui me oleme oma olukorra sees, kus me ei näe väljapääsu ja mõtleme, et Jumal on meist kaugemale läinud ja et sellest olukorrast ei ole mingit väljapääsu, siis tegelikult Jumala käes on alati kontroll ja ta on alati valmistanud tee olukorrast välja. Aitäh!